Mõned mõisted. Sort. Sort ehk kultivaar. Majanduslike ja bioloogiliste omaduste ning morfoloogiliste tunnuste poolest sarnaste taimede rühm, mis on valitud ja paljundatud kasvatamiseks teatud looduslikes ja tootmistingimustes. Sort peab olema kasvutingimustega hästi kohanenud, tema bioloogilised ja majanduslik dekoratiivsed omadused peavad olema head. Pildil on sort kurekelladest. On tähtis meeles pidada, et kui ostab seemned mujalt, välismaalt, niin need seemned ei ehk ole hästi kohannud meie kliimavööndiga. Et tuleks alati kontrollida, et kas see kindlasti ka kasvab meie juures. Meie poodides võib olla müügil sorte, mis tegelikult ei ole kohannud meie kliimaga. Ja see ongi peamiseks põhjuseks, miks nad ei talveti näiteks üle talve meie juures. Maasort ehk rahvaselektsioonisort. Maasortid on taimed, mis on kohanenud kohaliku kliimaga. Nende väärtus on looduse mitmekesisuses, nende geneetilisuses ja kultuuripärandis. Maasortid ehk rahvaselektsioonisordid, kui nad on pärit omast kodumaast, siis nad on kohannud meie kliimaga siin. On ka teiste maade maasordid ja nad võivad olla pidada vastu paremini meie kliimas ka võrreldes päris aretatud sordid. Aga kõige lähem on siis ikkagi kasutada maasordid meie naaberriigidest, kuna nemad asuvad samas kliimavööndis kui meiegi. Populatsioon. Siin on näidis ühest kurekella populatsioonist, mis kasvab Kurangu metsas Väike-Maarja vallas. See populatsioon on enne kõige jäänud püsima ja elama ühe metsatee ääres ja see metsatee lõik on päris pikk ehk mitmed kilomeetrid. Ja kui vaatame lähedamalt selle populatsiooni, siis leiame seal kõik erinevad värvid, aga samas ka erinevad vormid. Populatsioon ehk asurkond on siis kõik need organismid, mis kuuluvad samasse liiki ja kasutavad elupaigana ühist geograafilist piirkonda. Hübriid. Hübriid on geneetiliselt erinevate vanemate ristamisega saadud organism. Hübridiseerimine on uute taimevormide loomine, tunnuste ja omaduste rekombineerimise teel ristamised. Looduset näeme näiteks orhidee liikiliste juures palju hübriide. Pildil olev taim ei ole üht ega teist. Ehk ta on saabunud selle ristamise ehk hübridiseerimise kaudu.